Tere tulemast, kallid jäärad! Siin on teie septembrikuu teise poole ülevaade. Septembrikuu teisel poolel on jääradel arusaamine, et nad lõpuks ometi teavad, mida nad teevad. Üks asi on välja näidata, et ma tean, mida ma teen, aga teine asi on, mida seespool tunneme. Ehk siis need ebakindlused, kus sa tegelikult kahtled endas, kuigi seda välja ei näita, saavad sel kuul kuidagi nagu leevendust, ehk siis ei pea üle mõtlema või muretsema nii palju sellepärast, et see, mida te välja näitate ja mida tegelikult võib-olla arvate, et need ei ole tasakaalus. Teie majanduslik seis selle kuu teisel poolel pigem paraneb, aga siin on paranemise märke pigem selles osas, et te saate aru, et teil ei ole kõiki neid asju vaja, mida teil ühiskond või mis iganes põhjusel on tundunud, et teil on tarvis ja te suudate lahti lasta. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis esimesel poolel septembris oli teil enam-vähem sama teema, et te peaksite üle vaatama oma asjad, siis nüüd teisel poolel on näha, et tekib ka see oskus lasta lahti asjadest, mida ei ole tarvis ja mitte juurde tekitada. Meil saab olla ainult nii palju asju, aga asjades ei ole õnn ja asjades ei ole väärtus omaette, ehk siis teie pilk saab olema suunatud pigem sellele, millised kodused väärtused, millised sõbrad, millised töökaaslased, ehk siis teie väärtushinnangud tõenäoliselt muutuvad kuu lõpupoole ja te saate aru, et see, mis teil juba olemas on väga palju suurem väärtus kui need asjad või mis iganes füüsilised saavutused teil silmapiiril on olnud. Kõige kindlam on nüüd jääda endale kindlaks ja jätkata seda nii-öelda teed, kus tee lõpus ootab teid see, et teil on palju suuremad finantsilised võimalused kui selle nii-öelda asjade saamise ja asjade soetamise käigus teil võimalik oli omada või saavutada ja teie pere, lähedaste või siis töökaaslaste, keda iganes te oluliseks peate, suhted paranevad selle tõttu väga palju, kuna teie väärtushinnangud lähevad tasakaalu. Palju edu teile sellel teel! Aitäh ja olge hoitud!